Selleks, et seda ülesannet lahendada, tuletame esmalt meelde, kuidas kirjutati üles arvu tema numbrite abil. No, võtame näiteks arv 234. Selles arvus on siis 2 sajalist, 3 kümnelist ja 4 ühelist. Ehk 2 korda 100, sajaliste numbri korrutame 100-ga, pluss kümneliste numbri 10-ga ja pluss 4 korda ühelised, aga korda 1 ei ole ju mõtet kirjutada. Nüüd meie ülesandes on ka tegemist 3-kohalise arvuga ja tähistame ära tema numbrid, olgu näiteks sajaliste number X, kümneliste number näiteks Y ja üheliste number näiteks Z. Ja nüüd, kui me tahame selle arvu üles kirjutada, siis oleks see 100 X pluss 10 Y pluss Z. Nüüd tahame selles ülesandes tõestada, et kui me vahetame ära selle arvu esimese ja viimase numbri, meil siis tähistused X ja Z, siis esialgse ja uue arvu vahe jagub kindlasti 9-ga. No näitame seda. No kõigepealt vahetame ära siis need numbrid. Seega uueks arvuks oleks 100 Z, üheliste number läheb sajaliste numbriks, kümneliste number jääb samaks ja üheliste numbriks tuleb X. Ja nüüd me peaksime siis lahutama ära eelmisest arvust selle uue arvu. No, kui me avame sulud ja teeme siin kenasti ära märgimuudud, siis saame koondada ja jäävad meil Y-id koonduvad kõik välja ja X jääb järgi 100 X miinus 1 X 99 X, Z 1 miinus 100, see on siis miinus 99 Z ja oleme saanud vahe sellisele kujule. Nüüd tõestamiseks oleks mõistlik see vahe ära tegurdada ja saame tuua praegu 99 sulgud ette. Sulgudesse jääb sellisel juhul siis X miinus Z. Ja nüüd, kui me vaatame, et meie saadud arv on 99-kordne, ehk tulemus jagub 99-ga, aga kuna 99 jagub 9-ga, siis järelikult ka terve arv peab jaguma 9-ga. Ja sellega olemegi siis tõestanud, et sellisel kujul saadud arvude vahe jagub alati 9-ga.